Ja nüüd ma räägin siin ära ka selle, miks see alg ja üldse siin ja see niisugune komplekt tekkinud on. Vaat sel ajal oli ju niimoodi, et meil oli ju nagu nõukogude valitsus ja nagu te teate, missugune, no te ei tea seda, te olete noored liik. See oli üks karm valitsus ja me kinni olime, me ei saanud ju välismaale ega kusagile ja üliõpilased olid niisugune rahvas mul, kui ma nende juurde läksin, nad meeldisid mulle ja vaja oli meil olla omavahel koos. Aga noh, kus me siis ikka oleme, me hakkasime traditsioone looma, siis lõime omale sõprusringid ja oma laulud ja oma tulekut ja kõik ja minekut ja niimoodi. Ja siis hakkasid üliõpilased, Tartu üliõpilased käima siia Algele, sest mina tulin pensionile väga vara, kuna minul oli niisugune õnnetus, et ühel teol Saaremaal oli pidu, oli suur juubeli laulupidu seal ja need saarlased olid nii kõvad tegelased, viskasid mind nii kõrgele ülesse, aga ei mustasid oma põlvekese siia ette niimoodi ja ma kukkusin seljaga põlve peale siia. Ja sellest peale oli niimoodi, tuli, et mina siis enam nagu ei saanud praktiliselt juht olla, ainult sõnadega juhtida. Kõige vanem tamm on kaevu juures, vana tamm, aga see on juba niimoodi, et tema juures ma käin omale energiat võtmas ja temaga juttu ajamas ja siis ta ütleb mulle, kas mul on õige tee, mida ma teen ja ette võtan või mitte. Aga kaevutamm on pärit esimesest põlvkonnast, kes siin elab ja praegu elab 6. põlvkond ja mina olen 3. põlvkond sellest. Ja siis ma ütlen, et sellel halval ajal, kui selle niisuguse tammi istutamisest oleks võinud ka keldrisse minna või mis, siis meie tõime selle siia, et siia ei paista sealt nii ta välja ja siin tema siis kasvas omaette ja rahulikult ja on siis nüüd nõnda. Tema istutajad siia olid siis arstiteaduskonna, siis oli matemaatik ja 3. oli jurist. Ja see jurist luges talle sõnad peale, tõe ja õiguse ja vabaduse tamm kasvatuda siin. Ja nüüd tuli siia külla meile, tuleb 4. korda siia, 3 korda on siit võetud ja nüüd tuleb oma sünnikohta siia, oma sünnikohta vaatama. Vaadake nüüd seda tamme. Vaadake seda tamme. Siis vaadake seda tamme seal, mis seal on see väike ja vaadake seda järgmist tamme seal. Nii, vaadake nüüd nende välimust. See tamm siin, Anna Raudkats, oli täpselt niisugune suur, tugev ja võimas. See pikk tamm seal, see on Ullo Toomi oma, haruldaselt sirge inimene, kes tänaval, kui tema käis, siis kõik jäid järele vaatama. Ja see väike tamm seal, mis see on? Kes see on? See olen mina. Ja vaadake nüüd, missuke ma nende vahel olen. Missugune on puud, nende kahe vahel, missuke mina olen. Nii et see on õige, et puud on inimeste järel.